Ajast alates ka rasketel ja keerulistel aegadel suutis ühing ikka omale kokkukäimiseks pesa leida. Viimased peaaegu 60 aastat on ühingu ruumid olnud Suur-Kaare tänavas. 40 aastat olid meie ühingu kasutada kena ja avar klubihoone. Sel ajal oli ühingu tegevus väga aktiivne. Paljud kurdid inimesed leidsid ka töökoha kõrval asuva ettevõtte tsehhides. Ja elamise pärast ei pidanud muretsema. Ühiselamusse mahtusid peaaegu kõik, kes soovisid. Hea, et endises klubihoones on raamatukogu, mitte mõni kasiino või laohoone. Meie ühingu inimesed saavad käia seal ajalehti ja ajakirju lugemas. Meie praegustes ruumides on kitsas. Suuremaid ühisüritusi seal korraldada ei saa. Aga õnneks on Tartu puuetega inimeste koda meile pidudeks ja ühingu üldkoosolekuks oma avaraid ja ka külmal ajal hästi köetud ruume pakkunud. Ka oleme kevadisel ja suvisel ajal osaühistu Otos direktori Andres Naha lahkel loal endise õmblustsehhi ruume kasutanud. Me unistame endiselt päris oma kasutada olevatest suurematest ja parematest ruumidest. Aga muret tekitav on see, kuidas suudaksime nende eest maksta ja kas suurematel ruumidel oleks piisavalt kasutust. Ühingu liikmeid on praegu 214. 30 aastat tagasi oli meie liikmete arv poole suurem. Meie ühingusse kuulus ka palju vaegkuuljaid ja kuuljaid inimesi, kellest oli palju abi ühingu töö paremal korraldamisel. Liikmeteks on meil praegu vaid kurdid, mõned nende pereliikmed ja viipekeele tõlgid. Õnneks oleme leidnud ikka omale abiks mõistvaid ja toetavaid inimesi väljastpoolt ühingut. Tahaksime nimetada Senta Mihelsoni ja Nikolai Põdramäge. Samuti Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnast vanemspetsialist Indrek Soonistet, kes on meie ammune tuttav ja peaaegu igal aastal meie ühingut külastanud ja on meie muredega kursis. Tänu tema kaasabile on Tartu linna kurdi inimesed viipekeele tõlketeenusega kindlustatud. Paljud teised Eesti piirkonnad võiksid Tartu kurtidele selles osas kadedad olla. Täname ka meie väsimatuid viipekeele tõlke. Aga ka meie hulgast on sirgunud väga tublisid inimesi, olümpiavõitjad, õed Anneli Ojastu ja Anu Öpik. Sel aastal meie hulgast lahkunud 1960. aastal Helsingi olümpial käinud Theodor Võsakov. Noored kõrgharidusega mehed Alar Liin ja Siim Kaunissaare. Väga palju on meie hulgas hinnatud tööinimesi, hoolivaid perekonnainimesi ja tublisid rahvasportlasi. Tahaksime kogu juhatusega uskuda ja loota, et järgmisel juubelil on meie ühingul paremad ruumid ja ühingu tegevus on veel aktiivsem. Aga seda suudame vaid meie kõik koos sõbralikult. Oli tehtud esimene samm 1931. aastal. Sai klubi ruumid väikesed organiseerimise, tegi tööd ja kutsus kokku sportlasi ja tehti seal kultuuri ja aeg läks edasi ja uuesti olid valimised. Kõik mõtted.
jah, et teatada ikka sedasi igast kellele rull ja veelgi saab edasi ja kui panna südamele kätte, siis näete, kui paljud see on tegelikult noori. Ma mõtlen noori kuni 30 aastaseid Brasiilias. Aga noored on ju küll, teie varsti kaomeid. Nii nagu ka juhid, tugikond, toitkond ja tegelikult organisatsioon, aga järgmine kõik on see, kes peab seda valdkond edasi viima. Jah, kunagi oli tõesti aeg, kus kurdid pidid läbi ajama ka ilma viipekeele tõlkideta. Kunagi ei olnud arvutamist. Nüüd on see olemas. Nüüd on teil olemas väga tubli abiline mobiil. Saab sõnumid saada. Uskuge mind, olles töötanud ka Riigikogus ja väga kaua aega olnud siin sotsiaalvõrgustikuga seoses. Täna ma võtsin jälle ühendust Tallinnaga ja küsisin, kuidas on Tallinnas liikmekeeled ja kurtide olukord. Ja ma olen üllatunud, et seal on praktiliselt praeguse seisuga jäetud. jah, et mul ei saa, et ma varsti õppen ülikooli, et kui on hakatakse siin päeva minema, mul on päeva sabavõima maailma kongressil